Süüdistatav on tarbija formaat. Sa ei ütle midagi. Siis ma alustan. Bangladesh, aasta 2013. Ma tundsin end äkki nagu oleksin sõjatsoonis. Ma kuulsin rusude alt karje. Keegi ütles, lõigake mu jalg maha ja tooge mind välja. Päästa mind, vend. Palun päästa mind, vend. Ma tahan elada. Uurija. Sa ei mäleta. Siis ma jätkan. Rana Plaza, 8-korruseline hoone. Kas 1134 surnud töötajat tähendavad teile midagi? Ja juhte hoiatati hoone halva seisukorra eest. Ja seintel olid praod. Ja ometi sunniti inimesi töötama, kuni tragöödia juhtus. Hukkunute hulgas oli naisi ja alaealisi tüdrukuid. Me ei tahtnud vabriku hoonesse minna, kuid juhtkond sundis meid minema, öeldes, et hoonega ei ole probleeme. Võtsime pliiatsi ja kirjutasime oma aadressid ja mobiiltelefoni numbrid kätele, et vanemad saaksid meie keha tuvastada. Ma tean, et te ütlete, et need on üksikjuhtumid. Selgitage siis, miks surevad igal aastal 10 000 inimesed puuvilla tootmises. Viimase ülemaailmse orjanduse indeksi aruande kohaselt on rõivatootmine maailma suuruselt teine orjatööjõudu kasutav tööstusharu. Liigume edasi. Ühe särgi ja ühe paari teksade valmistamiseks kulub 1 kilogramm puuvilla. Maailma Loodusfondi andmetel kulub selle kilo tootmiseks kuni 20 000 liitrit vett. 20 000 liitrit piisaks ühele inimesele 27 aastaks, kui ta jooks normi kohaselt 2 liitrit iga päev. Ja seda ajal, mil mageveevarud moodustavad vaid 2,5% kogu planeedi veevarudest. Kas sa mõistad seda? Samal ajal ei ole igal kolmandal inimesel planeedil juurdepääsu puhtale mageveele. Kas teksad on tähtsamad kui inimelu? Indoneesia. Citarumi jõgi. Tänapäeval on Citarum üks 3 kõige mustemast jõest maailmas. Kuid 40 aastat tagasi peeti seda jõge ja selle ümbrust troopiliseks paradiisiks. Nii näeb Citarum allikas välja. Ja nii näeb see välja, kui see läbib suuremaid linnu. Tänapäeval on Citarumi jõe ääres üle 3000 tehase, millest veerand ekspordib kangast ülemaailmsetele rõivabrändidele. Kõik need tehased juhivad jäätmeid Citarumisse iga päev. Citarum on nüüd kemikaalide kokteil, milles ujuvad surnud loomad. Raskmetallide sisaldus ületab kõik lubatud piirnormid. Elav hõbeda kontsentratsioon on 4 korda suurem kui ohutu piirnorm. 2013. aasta aruande kohaselt Indoneesia Lääne-Jaava ülem Citarumi jõele avaldatava veereostuse mõju kohta sõltub Citarumi jõest 25 miljonit inimest. Raskemetallid ei lagune. Vee keetmine ei aita. Inimesed, kes seda vett regulaarselt joovad, on vähi, vaimse alaarengu ja arenguhäirete ohus.
kõige hullem on see, et sama vett kasutatakse nende riisipõldude kastmiseks. Ja kõik, kes siin elavad, söövad samadel põldudel kasvatud riisi. Tehas laseb reovee tavaliselt öösel jõkke. Enne mürgiste jäätmete ladestamist veenduvad nad, et kedagi ei ole läheduses. Mida te sellest arvate? Mürgiste materjalidega tehases töötate kaitses ja siis viskate selle kõik jõkke. On irooniline, et ma olen mõnikord vastutav selle eest, mis juhtub. Ma tunnen sisemist konflikti ja ärevust. Aga mul on vaja süüa, nii et ma pean seal töötama. 3 miljonit inimest töötab tekstiilivabrikutes. Rõivaste tootmine, värvimine ja rätsepatöö suurte moebrändide jaoks on $12 miljardit maksev tööstus, mis hoiab Indoneesia majandust Kagu-Aasia suurimana. Kuid selle hinnaks on keskkonnakatastroof ja inimelu hävitamine. Hiina. 70% selle riigi jõgedest ja järvedest on reostunud. Ainult 2017. aastal registreeris Hiina valitsusväline organisatsioon Avalike ja Keskkonnaküsimuste Instituut seadusandlik, et tekstiilitööstus on toime pannud enam kui 300 000 keskkonnastandardite rikkumist. Hiinas mängib jõgede puhastamise määr poliitilises võidujooksus olulist rolli. Sel põhjusel on loodud spetsiaalsed jaamad, mis registreerivad eri tehaste heitkoguseid. Probleem on aga selles, et need jaamad kontrollivad ainult ülesvoolupiirkondi. Seega selgub, et tootmisahela järgmise etapi ettevõtted ei ole mitte ainult mitte reguleeritud asjakohaste seadustega, vaid neid isegi ei kontrollita. Kas sa ei ole oma valedest väsinud? Uuringu mitmekordse keemilise tundlikkuse riiklik levimus ja mõju kohaselt on ajavahemikul 2008 kuni 2018 aastatel suurenenud elanikkonna tundlikkus kemikaalide suhtes 300% võrra, sealhulgas rõivaesemete suhtes. Seda vaatamata sellele, et enamik kaubamärke väidab, et nende materjalid ja värvained on keskkonnasõbralikud ja inimestele ohutud. Ka jätkama keskkonnasõbralikkusest. Mind, nagu paljusid inimesi planeedil Maa, on moetööstus julmalt petnud. Ja see pettus oli järgmine. Kui ma uuesti sisseoste tegin, otsisin rohkem esemeid, millel oli märge valmistatud ringlusse võetud materjalidest ja loomulikult helistasin neid. Kuid milline oli minu üllatus, kui nägin ühel veebisaidil sarnase märgistusega tooteid, mis olid vaid mitu korda kallimad. Ja ma mõtlesin, et mis vahe on. Miks on hinnad nii erinevad? Nii et ma hakkasin tegema oma uuringut. Ja see, mida ma nägin, šokeeris mind. Meie riided on tavaliselt valmistatud komposiitjuududest. Näiteks, kui sellele lisatakse polüestrit, puuvilla või viskoosi ja te ise mõistate, et seda kõike on peaaegu võimatu eraldada. Võtame tavalise kampsuni, mis on valmistatud segakjuududest, milles on furnituurid, see kõik tuleb sorteerida, eraldada, kontrollida ja seejärel anda ringlusse ja tootmisprotsessi. Seega on see tõesti väga kallis toode, mis lihtsalt ei saa maksta vähe raha. Kõige rohkem šokeeris mind potaste tootja, kes väidab, et nende potased on valmistatud plastikust. Jah, need on valmistatud plastikust, kuid suur küsimus on, mis liiki plastikust. Sest tavatarbijana arvan, et potastel on plastmassist tallad ja on mõistlik, et palju potaseid kogutakse ja neist tehakse uusi potaseid. Või on see plastik, need plastpudelid, mis lähevad ümbertöötlusesse. Kuid see pole tegelikult nii, potased on valmistatud uuest plastikust. Ma mõtlen, et meil ei ole mitte ainult suur probleem plastikuga, vaid me ka toodame seda ja ütleme, et meie potased on keskkonnasõbralikud ja valmistatud plastikust. Nii lollitab moetööstus meid valest turvatundes. Ja selle asemel, et tegelikult keskkonnast hoolida, saastame seda ainult rohkem, arvates, et kui me ostame tooteid, millel on märge valmistatud taaskasutatud materjalist, siis me aitame planeeti. Kuid tegelikkuses me tapame seda, tootes üha rohkem kasutuid kaupu. Seepärast arvan, et me ei peaks enam olema lollid, keda on lihtne petta. Me peaksime juba natuke mõtlema selle üle, mida tarbijaformaat meile ette söödab ja me peaksime ise uurima, mis tegelikult toimub. The reality is
Tegelikkus on see, et ainult umbes 1% rõivastest võetakse praegu sõna otseses mõttes ringlusse. 1%. 1% ümber töödeldakse. Ja kui me räägime tegelikust ringlussevõtust, kus kiud võetakse, purustatakse ja tehakse uuteks kiudutudeks, siis on see 1%. Tegelikkuses kuluks kiirmoe kaupluste jaoks 12 aastat, et taaskasutada seda, mida nad müüvad 48 tunni jooksul. Hästi. Selgitage järgmist. Milleks te toodate aastas 400 miljardit ruutmeetrit tekstiili? Ja 60 miljardit on lihtsalt jäägid. See kogus riiet võib mähkida planeedi 800 korda. Samal ajal põletakse iga sekund üks veoautokoorem riideid. Ja igal aastal visatakse tonnide viisi uusi riideid prügimäele. Ütle mulle, kas sa saad kunagi isu täis? Inimohvrid, orjatöö, jõgede hävitamine, ökoloogia, ületootmine. Milleks see kõik? Teie küünilisust, ahnust ja ohjeldamatut julmust ei saa varjata moetööstuse särava ja värvilise sildi taha. Te olete lõksu pannud miljardeid inimesi tarbimisse. Ja panid nad ellujäämise äärele. Kas kavatsed endiselt vaikida? Ma olen sinust nii väsinud. Ma tean, mida sinuga teha.